Tere tulemast jälle kuulama ja vaatama Raplamaa podcasti. Mina olen Ott Ojand ja mul on siin saatekülalisteks väga targad inimesed. Nimelt siis Raplamaa parimate ainetundjate hulka kuulub Rapla Kesklinnakooli 9. klassi õpilane Margus Metsaäär, tere. Tervist. Ja õpetaja ja ema ka samal ajal, siis Airi Metsaäär. Tere. Ka stuudios. Hakkame siis rääkima, kuidas nii juhtub. Et mõni on kohe nii osav ja läheb kuidagi jube hästi ja käib olümpiaadidel ja muidugi nopib uhkeid kohti, pluss siis nagu te näete laua pealt ka juba hakkame robootikast ka siin rääkima. Mina muidugi küsin ainult, sest vestelda mul väga nendel teemadel pikalt ei ole võimalik, sest selle põhjusel, et ma ei saa eriti midagi aru. Aga mis seal ikka, hakkame otsast peale üldse, kuidas on, kui ema on õpetaja samal ajal? See ebamugavam või mugavam või? Selles mõttes, õnneks ta pole kunagi mu klassijuhataja olnud ega midagi sellist, siis nagu väga nagu midagi hullu ei ole. Vahest on ka mõnus, et ta on nagu kohe olemas, kui mingi küsimus ongi või midagi. Siis ka olemas, kui ei ole küsimusi. Vahest on ka nii jah, et kui istun kuskil vahetumis telefonist, siis ikka tuleb vaatama. Aga selge, Margus, millega siis tutvustada saab ikka, et millega siis nagu tegeled? Või miks sa tegeled ja millega sa kõige rohkem tegeled? Sul on nii palju asju, eks ole, sa käid koolis, aga mida sulle kõige rohkem teha meeldib nendest asjadest? Kõige rohkem ilmselt meeldib ikkagi robootika siis ning selle juures ongi, sellega nagu kaasnevad nagu füüsika ja matemaatika, nagu koolivaldkonnad. Ehk mulle meeldib nagu reaalained just nimelt ja siis robootika, millega tegelen peamiselt. Miks sulle meeldib huvitav, kui sa oskad sellele vastata? Miks sulle matemaatika meeldib? See on enamus koolilaste selline komistuskivi ja igavene tüütu asi. Ma ei tea, mulle meeldib nagu füüsika, nagu matemaatika on vaja, et füüsikaga õppida ja füüsika meeldib mulle selle jaoks, et nagu teada saada, kuidas asjad päriselt maailmas töötavad. See õpetaja on ka oluline siin, et tekitab huvi üldse, mis asi see on, sest mulle tundub, et reaalainete õpetamine on õpetaja seisukohalt nagu väga tähtsat ja oleneb õpetajast väga palju, kus ta suudab seda tule selgeks teha või suudab. Või sul nagu iseenesest kuidagi tuleb? See kindlasti oleneb ka õpetajast, et kui õpetaja ei õpeta, siis midagi pole meelde jääda. Ta peab selle kuidagi ära sinu jaoks seostama. Ma ei võtta ette, kui vanad sa siis juba kodus arvutasid või mõtlesid mingid jubinaid välja, mis võiks töötada kuidagi. Võtsid vana hea, võtsid midagi lahti, mida kokku jälle ei saanud. Oled ära lõhkunud midagi? Võin vahele siin öelda, et juba lasteaias kindlasti oli see arvutamine, ma pakun siuke 6-aastaselt. Meeldis arvutamine? Ja meeldis arvutamine ja hakkaski pihta sellega, et 2 + 2 on 4, 4 + 4 on 8, 8 + 8 on 16, et niimoodi selline loogiline mõtlemine on juba varasest east täiesti olemas. Ja siis, kui autoga kuskile sõitsime, siis ta aeg-ajalt jälle viskas meile mingid tehteid, et kui palju see on ja siis ta niimoodi lihtsalt kuidagi selline õigel hetkel ära tabamine lapse huvi nii-öelda, et siis ja kui sellele natukenegi kaasa aidata, et siis nii ta läheb, jah. Kas selliseid miks-küsimusi tuli ka vanasti väga palju? Lapsed ikka küsivad miks, aga kui nüüd selline reaalainete huvi on ja füüsika huvi on, kas Margus nagu pidevalt küsis, aga miks see nii on? Aga miks see nii teeb? Aga kuidas see käib? Seda ma nagu ei mäleta nii, pigem nagu see matemaatika huvi hakkas nagu rohkem silma kui see füüsika huvi, et see on nagu hiljem tekkinud. Palju see igapäeva elust võtab sul kõik kool ja muud hobid? Enamus päevast on, et ma põhimõtteliselt ongi koolis on mingisugune 8 tundi umbes, 7 oleneb. Ja siis enamasti teen ka robootikat pärast kooli või siis mingi muu huviring, et ma käin ka laulmas olen käinud ning males ja siis vahest on ka mõni päev nagu minu jaoks, et ma saaksin oma sõpradega olla ja nii. See luuletust peaks kirjutama, kas see on sinu jaoks raske siis järelikult? Ma ei ütle, et see raske on, aga ta ilmselt, ma pole harjunud seda tegema. Et koolis on ikka tunda ette, kus ma olen pidanud, et ta ei tule just raskesti, aga ei paku huvi nii palju, kui nüüd robootika ja matemaatika sead, on ju.
mis sa mäletad siis oma lapsepõlvest, kus sa esimest korda selle robootika peale üldse tulid? Või mida sa nägid või miks, kus see huvi tuli? No mul on just hea hetk meeles sellest, kus ma olin oma suvekodus siis ning Airi oli kaasa toonud ühe selle samuse komplekti, millega seda ehitati. Ja siis see on mingi Lego või? See on Lego, see on siis Viidu 2.0. Aga see terve see, me paneme selle pärast käima ka, aga seda saab poest osta või? Või see tuleb ise valmis ehitada? Pigem oli nii, et kooli tulid meile 2016 oli see aasta. Ja siis tulid esimesed komplektid meile kooli ja me saime suve jooksul siis õpetajatena nagu katsetada neid. Ja kuna ma viisin selle komplekti koju, siis Margusel tekkis kohe ise huvi ja ta pusiski ise ilma juhenditeta lihtsalt ehitas ja pani seal kokku ja tegi mingid hüppavat konna ja et ta oli päris vahva ja kuidagi sealt see nagu minema hakkas. Aga kas seda saab siis osta kunagilt? Poest ei saa? Jaa, saab ikka, jah. Päris tavalisest mänguasja poest saad osta oma sellise seti nii-öelda, millest robot ehitada valmis. Jaa. Ja siis tal on selline programm sinna juurde, et saab, kus on siis juhendid olemas ja õpetused ja aga sa panid lihtsalt selle kokku oma peaga? Või pärast tuli nagu õige mees kunagi, ennem pani ilma juhendite ja pärast võtsid ikkagi juhendi appi? Ma tean, ma lihtsalt nagu ehitasin sellega, tegin asju ja siis kuidagi sellest nagu hakkas huvi tekkima, üldse nagu, et robootika vastu. Paneks selle, mis asi see siis on? Need, kes pildiga vaatavad, need saavad nüüd näha ka, mis asja see aparaat teeb, näiteks kuulavad meid Spotify'st, ega teil muud ei ole, kui natukene siis natuke suminat tekib. Natuke suminat ja seletame teile siis siin laua peal on mingisugune asi. Siin on üks lilleõis ja üks mesilane. See on lilleõis, vaat. Jaa, siin on üks lilleõis. Nii, lilleõis ja mesilane siis lendab. Ja mesilane hakkab lendama siin siis ümber selle lille ja kui ta jõuab lille kohale, siis ta nopib sealt nektarit ja sumiseb. Nii, aga panen siit siis tööle selle. Selline asi, jah? Kaua sellise asja ehitamine siis aega võtab huvitav? Minul näiteks, kes ei ole kunagi sellist asja ehitama pärinud. Sina vist paned selle kiirelt kokku, aga kuidas see üldse käib? Kas see käib üldse niimoodi, et mesilane ei väsigi ära, jah? Või midagi siin nüüd seisma. Et kaua ma seda kokku paneks huvitav? Ja küsimus. Tund aega? Ma ei usu, et mitte kindlasti nii kaua. Kiiresti ühesõnaga. Ma arvan küll, jah. Okay, ja kuidas see praegu läks umbes 15 minutit. Aga kuidas see üldse käib, et nüüd siin on mingi tahvelarvuti, kus sa vajutad midagi, kas siin tuleb midagi programmeerida või kuidas see niimoodi sumiseb ja kuidas ta tööle üldse hakkab, mille pealt ta hakkab tööle? Mis asi siin on? Nad on omavahel ühenduses, et siin on kontroller keskel ja siis tahvlist programmiga on nad omavahel ühenduses. Sa võid selle mesilase asemel panna ja näiteks... Ma võin talle panna teise heli hoopis siia, et auto sõidab või midagi. Sa võid panna sinna teelusik ja selle hommikut juba suhkrut pohisse panna. Ja miks mitte, jah. Ma ei mõtleks, aga teisest taast. Okei, võt sellised vägevad. See põhimõtteliselt ongi robootika, eks ole, et sa ehitad mingi asja, mis peab midagi tegema. Just, et tal on mingi ülesanne siis. Tal võiks mingi ülesanne ka olla või mingi põhimõte ja miks ta üldse midagi teeb. Mis siin laua peal siis veel on? Et siin laua peal on ka veel kiirendusrobot siis, mille ülesanne on siis võimalikult kiiresti läbida distants lihtsalt. Ja siis sealpoolne on Maci ronimine, et ta suudaks võimalikult suure kaldenurga all üles sõita. Et selleks on ta siis nagu hästi madalaks tehtud ja võimalikult palju seda gripimist nagu pindala oleks. Et selleks on palju ratted tehtud. Ning siin kõige uuem, kõige väiksem on labyrinti läbimise jaoks tehtud. Et ta peab olema hästi väike, et ta saaks ilusti liigelda labyrinti seina vahel ja siis tal on ees andurid, mis loevad, kus on sein ja kus ei ole. Kuidas selle kokku võtta inimesele, kes ei ole sellega tegelenud näiteks, kuidas sa seletad õpilastele, et miks seda vaja teha? Näe, robot suur kiirendab. Mis siis? Miks ma seda ehitama pean? Mis sellest kasu, et ta siin laua peal kiirendab? Et mida see õpetab noorele, kui ta sellise asja valmis teeb? Pigem ongi see, kui me alustame ikkagi juhendi abil ehitamisest, nagu see esimene mesilane, mida me siin näitasime,
et siis hiljem ka selle ülesande, mesilase ülesande juures ma annangi neile lisaks veel ülesande, et nüüd ehita mesilase asemel midagi muud või muuda lille või et seda loovust nagu, et hakkaks ise mõtlema sinna juurde mingeid asju oma peaga. Loovust ja loogikat korraga. Ja kindlasti jah. Ja siis hiljem, kui nad on jõudnud 4. klassi, siis sealt maalt on nad nii-öelda edasijõudnute grupp, et nad on 3 aastat juba õppinud robootikat ja siis nad hakkavad käima võistlustel. Ja siis on tõesti jah, need erinevad võistlused, kas siis mäkeronimine, köievedu ja kiirendus, nagu siin juba kõlas, et folkreis ja labürint, et noh, et me oleme ikkagi üle Eesti niimoodi käinud erinevatel võistlustel ja siis seal ongi see nii-öelda, et miks, et noh, siis lastele pakub see ikkagi suurt huvi, et kuidas tal seal läheb ja järgmine kord jälle õppida sellest võistlusest, et kui see seekord ei õnnestunud, et mida siis nüüd muuta, ega Margusel on see areng siin aastate jooksul samamoodi ju toimunud, et lõpuks jõuda siis jah, sellise robotini, mille ta päriselt ise valmis ehitab, et nagu muudest vahenditest, mitte enam siis Lego robot. Hirmus põnev tundub see kõik. Mis sulle, Margus, endale kõige rohkem nagu selle robootika juures nagu meeldib? Kas programmeerimine või ehitamine või mingisuguse probleemi lahendamine või võistlemine hoopis või mis asi sulle siin meeldib kõige rohkem? Nüüd, kus ma olen hakanud selle ise robotid ehitama, et disainima ja trükkplaate tegema ja elektroonikat välja mõtlema, siis selle juures meeldib mulle just see, kuidas panna mehaanika ja elektroonika kokku, et niisugune mehhatroonika ala et saadagi, et mis on sealt elektroonilised limiidid, mis on mehaanilised limiidid, ja siis kuidas neid kompromisseerida, et see on võimalikult hea tulemus saada. Eks probleemide lahendamine tuleb nii, et kuidas mingi probleem ära lahendada, et kuidas saaks midagi teha, mida tundub, et ei saa teha. Just. Väga hea. Mis sa koolis üldse teed? Koolis on igav siis ka või? Sa oled juba nii tark, et koolitund ka midagi pakub. Või palju see erineb üldse sellisest robootikaringist? Koolis tuleb just ära käia ja pärast saab põnevate asjadega tegeleda või kool pakub sulle ikka ka midagi? No koolis saab ikkagi erinevaid teadmisi, mis aitavad kaasa robootikaga. Et ongi see, et näiteks võtame selle roboti puhul on see, et näiteks füüsikas aitab see kaasa, et see võimab kergeks. Kuna mida kergem, seda kergem on ta iseennast lükata. Ma praegu vaatan sellise pilguga, et selle saaks oluliselt kergemaks teha. Tundub juba suur. Väga palju kergemaks just seda teha. Mis see kollane asi on seal peal? See on kontroller. Mis see suur on? Tänapäeval tehakse ju nii väikseid asju, võtta telefon, sees on isiklikud kiibikesed, mis teevad asju. Ei, tegelikult on terve kiip ongi või nii suur. Nii, ja miks see kast nii suur on seal peal? Te kes praegu vaadata ei saa, see muidugi ei saa harjastada YouTube'ist vaadata. No see kasti suurus on Lego enda poolt tehtud, et... Okay. See on Spike'i komplekt on see, et tal on omad nimetused. Kui see oli V2, siis see on EV3 ja siin on Spike. Aga sa oled juba selle peale ka mõelnud, et tükkin nendest Legodest, et teen ise mingisugused asjad valmis ja teen sükse pilli, et on tehtud. No sellepärast ma mõtlesingi, et nagu ma hakkasin ise asju tegema, et kuna Spike on ikkagi nii nagu ja Lego see platvorm on nii limiteeritud, et noh, ma suudaksin ilmselt selle sama roboti teha mingi palju-palju väiksema ikkagi. Lihtsalt sellega, et ma teen sinna ise oma elektroonika ja... Rattad on ka 3D prinditud? Ratta, see velg on 3D prinditud ja ümber on valatud silikonist. Väga põnev, üli põnev. Eks vaba aeg läheb kõik sinna? Peamiselt küll, jah. Ja sellest ei ole sul üldse kahju, et see vaba aeg sinna läheb, oli väga hästi well spent aeg, ütleme nii. Siis lisaks sellele käid sa füüsika ja matemaatika ja ma ei tea, keemia, mis veel, geograafia, olümpiaadid. Informaatika ka. Informaatika ka, jah. Kuidas selleks valmistutakse? No selleks on ikkagi ennevalt ülesannete lahendamine, et... Koolivälisel ajal? Pigem ja enamasti küll, jah. Et kooli ajal tuleb ikkagi kooli asju õppida, siis koolivälisel ajal tuleb ise ülesandeid lahendada. Näiteks eelnevate aastate ülesandeid või midagi sellist. Mis kõige keerulisem aine on koolis? Kõige keerulisem aine on eesti keel. Miks ma arvasin, või kirjaldus näiteks? Ikka reaalaine mees, jah? Okei. Nii et olümpiaadidel siis käid nagu igal õppeaastal, ma ei tea kui palju, iga kuu või paar korda aastas või?
nüüd on iga nagu aine olümpiaad on iga aasta uus ja siis need olümpiaadid on suht nagu ühel ajal. Tegelikult seegi, et nagu see nüüd olümpiaadi nagu hooaeg on nagu, see vist on seal, ma ei ole kindel, millal olümpiaadid olidki. Aga nagu ta on niimoodi suht pundis on nad. Ühesõnaga ühel perioodil on päris palju olümpiaadi, kuidas läinud on siis? Informaatikas sain piirkondade voorus esimese koha, füüsikas sain teise koha, keemias sain ka teise koha ja matemaatikas äkki, kolmas äkki oli. Pole paha, jah? Mis see piirkondlik tähendab üldse? See tähendab siis Raplamaad. No vägev, millise saavutuse üle kõige rohkem ise uhke oled siis? Ma arvan, et kõige uhkem, pigem isegi olümpiaadi väline on kõige nii-öelda uhkem saavutus. Et kõige uhkem saavutus ilmselt on üle-eelmine aasta, kui me saime Austraaliasse võimaluse minna robootikaga. Ja nüüd see aasta saime võimaluse minna Koreasse. See päris närvide mäng tundub, ega need ei pruugi kogu aeg tööle minna need robotid. Sa oled nagu pika maa teisele poole maakera ja siis vajutad nuppu ja ei tööta tagasi põhimõtteliselt. Nii võib juhtuda. Nii võib täitsa juhtuda, jah. Et närvid peavad päris head olema. Ei juhtunud midagi hullu, läks hästi, jah? Jah. Super värk. Nii et see võistlus, see jäigi sulle nagu meelde, need kauged väljama käisid samas keerulised, aga jäävad nagu meelde. Sealt said kõvasti kogemust juurde ka või? Kõvasti, jah. Tavaliselt või üldiselt on teada, et eestlased on ikkagi selle teemaga ikka üsna esirinnas maailmas, mulle tundub vähemalt. Või kuidas sa tundsid ennast seal? Ei, ma ütlen, et meil suht hästi läks minu arust, jah. Et siis Austraalias läks hästi, aga eks Koreasse lähme alles. Lihtsalt kui teisi riike eestlastega võrrelda, kui sa võrdled oma eakaaslased, kuidas nad tunduvad, et sa ei pea mingit aukartust tundma, et teised on nüüd kuidagi milleski targemad või ei ole. Pigem eestlastel ju, kui ma PISA-testi tulemusi vaatame, siis Eesti noored on ikka väga head tasemel. Ei no räägitakse ka, et Eesti on ikkagi e-riik. Ma arvan küll, et jah, meie tase on kõrge. Mis sa siis teed, kui välja ei tule? Kuidas sa närvi lähed? Või ei lähe närvi või? Mingi ülesanne ei tule välja, mingi asi ei hakka tööle. Ei no, eks ilmselt väike närv tuleb ikka sisse, aga ma üritan ikkagi, üritan mitte närvi minna, üritan ikkagi katsetada edasi, et üritan lahendust leida ja siis uuesti katsetada ja proovida uuesti. Ei viska vastu seina puruks, et aitab küll. Seda õnneks ei ole. Pigem jah, sul nagu ongi väljakutse, et mida siis nüüd teisiti teha, jah. Sest masendust ei tule taha, et miks ta ei tööta siia. Et ikka mõtled jälle uuesti läbi, et kuidas siis saab ja lõpuks saab. Analüüsin, mis läks valesti ja siis vaatan, et äkki on mingi muu lahendus või seda lahendus saab parandada kuidagi. Mingi asi on pooleli ka jäänud, et ei oska, ei saagi hakkama ja kõik. Mitte selle pärast. Pigem poolel asju jäänud just aja pärast. Et suht tihed graafik on ja siis ei jõua mõnda asja tehtud. Mis plaan on nüüd midagi ehitada? On sul mõttes juba, et nüüd võiks mingi asja valmis meisterdada, mida olen ammu tahtnud teha, aga hakkad vaikselt tegema? Üks asi on, mis mul on ka juba nagu aja pärast jäi kõrvale, mis on mul nagu enda projekt nii-öelda. Et ma mõtlesin, mul on muidu tavaline mehaaniline kell seina peal, aga ma ei viisi patareika või kohetada ja siis ma mõtlesin, et teha täiesti nagu enda elektrooniline kell, et ise valmistada see. Otsust lõpuni elektrooniline kell? Mis ma ise disainin. Et ise teen selle trükkplaadi, kuhu peale kõik need leidid lähevad ja siis ise teen sellele programmi, mis nii-öelda loeb aega. Ja tavainimesele tundub, et see on lihtsalt kell, eks ole. Ei mõtlegi enam selle peale, et see on kuidagi ehitatud ka või televiisorist, kuidas sinna pilt tuleb, aga sinu tumused teavad, kuidas see asi käib. Mina oskaks küll vist kella valmis ehitada. Äkki me ehitad siukse roboti ka valmis, kes käib ise patareid vahetama. Ega põnev. No vägev. Kui sa selliseid asju teed, kas siis sa pead ennast nagu kokku ka võtma vahest või on lihtsalt huvi nii suur, et teedki vabast ajast neid asju, kui ma ei tea sportlastega võrdlema näiteks, et neile meeldib ju ka. Minu tippsportlased näiteks, et meeldib küll, aga üsna tihti tuleb ennast kirjutuste kokku võtta, alati ei lähe lustiga tegema. Sa lähed kogu aeg seda lustiga, vaid sa pead ikka nagu
ennast jubedalt sundima ka vahepeal? Ei, ma enamjaolt on ikkagi nagu lustiga, et kuna noh, ma tahan seda teha, mulle väga meeldib seda teha ja nagu hea on olla, kui ma seda teen nii-öelda, ehk siis ma enamasti ei suru ennast, aga nagu kui on nagu see ongi mõne võistluse tähtaeg tuleb nagu väga lähedale, et siis ikkagi tuleb ennast natuke rohkem nagu suruda seda tegema. Sa lõpetasid 9. klassi nüüd ära, jah? Jah. Mingid tähtajad nüüd ka juba lähenevad, uut kooli äkki? Nüüd on juba tähtajad läbi, et on testid on tehtud, vestlused on käidud. Ja mis siis eile tulid tulemused ka. Jah, tulemused. Mis need tulemused olid kindlasti head, jah? Jah, et sain Reali sisse. Tähen Tallinna Reaalkooli. Aga miks sa siia edasi ei jäänud? Ma lihtsalt usun, et noh, kui mul endal on nii suur tahe nende reaalainete vastu ning usun, et nende suunaõpe just on sellele väga kasulik. Ning Tallinnas on rohkem võimalusi ennast arendada ning edasi õppima minna. Ema sellest arvab? Närv ka sees? Ei, mitte väga, selles mõttes on hea meel, et ta sinna on kogu aeg tahtnud minna ja et see oli tema unistus ja siis noh, selles mõttes jah, on hea meel, et ta sinna sai. On sul ette juba veel mõeldud, et kuhu edasi peaks veel õppima või kelleks üldse saada? No ma olen küll mõelnud tegelikult, ma mõtlesingi, et äkki minna TalTechi sinna õppima näiteks mehhatroonikat just. Ja kes just peaks siis saama? Mehhatroonik? Jah, või siis robotik. Robotika on mingi amet? Robotika insener on täitsa olemas tegelikult, jah. Et see ongi niisugune probleemide lahendaja, niisugune üldine nii-öelda, kes oskab natuke rohkemat, et oskab nagu kõigest midagi. Väga põnev. Ema millal märkas, et Margusel sellised huvid on robootika ja matemaatika vastu. Me siin Margusega selle teemal juba rääkisime, aga sinu käest ei küsinud. No pigem ongi see sama, et lasteaiast alates jah, et see lasteaia lõpp, ütleme siuke 6-aastaselt kuskil. Et hakkas see silma, jah. Neid huvilisi on, ma arvan, veel, aga mõnel võib-olla pole mingisuguseid erilisi tugevusi, tahab lihtsalt katsetada, millised Margusel need tugevused võiksid olla, millest ta nagu eriti hea on. Et no pigem see loogiline mõtlemine on see, mis on teda kindlasti väga palju aidanud. Ja võib-olla ka see jah, et siuke järjepidevus, et soov ikkagi veel katsetada ja proovida, et see on ka siin robootika juures väga oluline. Et jõuda siis mingisuguse lahenduseni. Järjepidevus tuli ise või seda tuli õpetada? Võib-olla ka natukene ikkagi alguses utsitada rohkem, jah, et ikka proovime veel ja, et see on see miinus muidugi, kui ta siin enne tõi välja, et see ema ja õpetaja ühes rollis, et siis on nagu, kuidas ma siis ütlen, jah, et teinekord ta võib-olla saab rohkem ülesandeid, kui ma oleks lihtsalt õpetaja, aga siis olles ema, et siis räägime robootikast ka kodus, et kuule, me peaks veel seda või teist tegema. Et kuule, et võta nüüd kokku ja läheme homme ja teeme jälle edasi sealt midagi või täna veel harjutame veel, teeme pikemalt veel, proovi ikka veel ja et selles mõttes küll jah, saab ilmselt rohkem kui teised. Keegi õpetab veel seal koolis robootikat? Ei. Sinu ongi see ringi ja sina õpetad? Jah, et mul on 4 robootika ringi. Õpetaja roll on päris tähtis vist või ei ole? Või ikka huvi on esimene, aga õpetaja rolli ei saa küll kuidagi alahind, et noored seda no ma tahaks loota, aga huvilised lapsed on ka alati väga oluline. Palju neid huvilisi lapsi on? Need ikka jagub seal jah, et grupid on enamasti sellised 17 last äkki, et 1. klassis, 2. klassis, 3. Ja siis sinna 4. tulevadki enamasti siis need, või sealt alates nagu sinna edasijõudnute gruppi, et kes siis on selle 3 aasta jooksul nagu kooruvad välja need kõige suuremad huvilised, et kes siis hakkavad võistlemas käima. Huvitav, kus täiskasvanud saaksid käia, kes on koolis ja käia ja juba põnevad, nemad ei saa sinna vist tulla ja seal on ainult õpilased või kuskil tehakse sellise ringi ja kuhu? Jaa, tehakse küll, just nimelt TalTechis on niisugune klubi, nagu robotiklubi, ma ise olen ka seal liige. Ja seal ongi valmistavad, nemad teevadki niisuguseid elektroonika baasil nii-öelda siis roboteid. Et ma sain ka sealt endalt nagu abi, nõustamist sain sealt poolt. Ja nad teevadki erinevate võistluse jaoks, et on folk race, mis on selline
takistustega ringrada, et või siis labürenti ja kiirendust ja et neil ongi nagu enda, et täitsa on ka võistlused, mis ongi ülikooli tudengite jaoks ja vanemate. Jaa, kahtlemata arendav igal juhul. Kuidas tunne on, kus Eestis on piisavalt variante sellise asjaga tegeleda, kui lapsel on või noorel on selline huvi tegeleda või robootikaga või tehnoloogiaga üldse, et leiab ta rakendust? Ma usun ikka, jah. Sest ma tean, et meil Vesiroosi koolis on ka täiesti olemas robootikaring, et vähemalt algklassides. No vägev. Sul olid mõned ülesanded ka kaasas, lasin sul kaasa võtta, et näidata, kuidas ma enam midagi ei mäleta või ma ei mäleta, kas ma kooli ajal midagi teha. See minu just nimelt reaaiad olid minu nõrk pool, kahjuks. Mulle küll väga meeldis, kui vahest midagi välja tuli, ma olin väga rõõmus, aga üldjuhul leidis alati minu ülesandikest ühe väikse vea ikka leidis ja see rikkus. Vaat selle reaalainetega vist ongi nii, et üks väike viga ja kõik kukub kokku, eks sa teed etteütluses ühe väikse vea, saad 5 –, aga teed matemaatikas ühe väikse vea ja ongi kõik valesti. No eks see ei ole päris aus ka, et kui sa teed autot disainides teed ühe väikse vea, siis inimeste elud on sellel kaalulegi ka. Nüüd pakkusin, kus sul on see ring ümber rõimatud kohe. Nii, kui 4 tassi veega saab täita 2 kruusi. Mis see üldse on? Mis klassi? See on mingi olümpiaadi ülesanne? See hetkel täpsemalt on olümpiaadi ülesanne natukene rohkem vajavad matemaatilisi nagu arvutamist ja asja, et siin on natukene loogika ülesannest. Loogika, see võiks ju korras olla, aga mis klassi, mis tasemel see on siis? 9. 9, no siis pole vist häbiasi mitte teada, sest tavaliselt suured inimesed ei saa 4. klassi asjadega hakkama. Nii, proovime, kuulake teie ka, pange kirja. Või siis kuulake, kerige tagasi edasi. Loen ülesande ette. Kui 4 tassi veega saab täita 2 kruusi, 5 kruusi veega saab täita 1 kannu, siis mitu tassi saab täita 1 kannutäie veega. Seda mõtlemist peab ka harjutama vist või üldse selliseid ülesandeid, nagu sa igapäevaselt ei tee, siis sa ei saa nagu alguses midagi aru. See on nagu sudoku lahendamine, et see alguses nagu ei tule ja tule, kui sa kogu harjutad, siis aju hakkab niimoodi tööga. Nii, mis me siin, kuidas me seda siis ära lahendame? 5 kruusi veega saab täita 1 kannu, aga 4 tassi veega saab täita 2 kruusi. Mitu tassi saab täita 1 kannutäie veega? Mitu tassi saab... kes mu mõtte raginud siin viitsid kuulata. 4 tassiga 2 kruusi, 5 kruusiga 1 kann. Kann 4, 5, 10. Ei ole õige vastus või? Jah, 10 on õige vastus. 10 on õige vastus. 10 on õige vastus. Väga tubli. Super. Siin oli üks, ma teen hästi kähku selle, tegelikult ma seda juba ennem tegin, aga ma tegin kohe valesti. 10 grammile soolale lisati 100 grammi vett. Mitu protsenti soola on antud lahuses? Esimene asi kohe, 10 grammi vett soola, 100 grammi, siis järelikult 10% on siis soola, aga tegelikult on 110. Sest et 10 grammi läks veel soola juurde, ühesõnaga. Näiteks kuulaja nüüd jõudis üldse järgi. Vähemalt ühe tegin õigesti, see on hästi. Super, mis lemmikõppeaine on? Kiirvastused, kiirküsimused? No ongi matemaatika ja füüsika. Ühe peab valima. Siis äkki ikkagi füüsika siis. Füüsika. Kõige raskem õppeaine. Eesti keel, jah. Raamat või arvuti? Arvuti. Programmeerimine või robootika? Aga see on üldse eri asjad. No robootika on ka nagu programmeerimine. Ehk ma kõige robootika. Milline leiutis võiks maailma paremaks muuta? Mis veel puudu on? Hetkene leiutus, mida me just välja mõtlesime tiimiga, on Erocard, mis on sensorivõrgustik, mis aitab ennustada erosiooni arheoloogilistel aladel. Okei, selge. Mis sa arvad, mis sa 10 aasta pärast teed? 10 aasta pärast... Ei ole mõelnud nii kaugele? Nii kaugele ei ole mõelnud, jah. Aga mehhatroonika teema ja see sind seal köidab ja selle juurde sa jääd.
kuule, oli vahva vestlus. Nii et edu siis Margus sulle, emale palju õnne, et selline poeg on. Aitäh! Mis liigne lausalist ja aitäh tulemast! Jah, aitäh! Kutsumast!